Tere! Sa vaatad podcasti Puhka jalga. Tänases episoodis Sam Smith. Palun. Olemas, jah. Tšau. Laulad äkki midagi alustuseks, Sam? Ei ole vaja laulda igal pool. Ja. Sa ise ka laulad ju, kirjutad sõnu ja üritad siin TikTok'i teha ja... Ära vahele sega. Näe, alustuseks on selline väike, võta kooki natuke. Kuulsin, et sulle maitseb. Kukkel, jah. Näe, see on kukkel meil. Võta söö. Tere, Sam. Ja, tere, ai Andres. Jaa, väga tore on sind lõpuks näha päris inimesena, päris juustega. Sul vist nende juustega kiilaneb lihtsalt natukene. Sa vist oled märganud seda juba, jah. No, fine, jah, nüüd pisardateks. Sa oled TikToki ka oma jaoks avastanud. Natukene vaatad seal ringi, natuke katsetad. Jaga meie kõigiga, meie vaatajatega, minuga seda teekonda seal TikTokis ja räägi, miks kõik su videod nii halvad on. No, selleks on ka omamoodi annet vaja. Et noh, teed seal muud midagi ei olegi. Nagu muusikaski, võtad kellegi teise loo, teed maha TikTokis samamoodi. Okei. Sa tegid Merilin Mälkiga tegid laulu Tuim ja tundetu. Kas sa muidu inimesena kirjeldaksid ennast samamoodi? Jah. Kirjeldaksid? Jah. Väga hea. Ja voodis oled ka samasugune või? No. See on harilik Eesti mees, kes ei soovi rääkida, mis toimub linade vahel. Ja see on täiesti okei, Samuel. Aasta 2003, 2004 ja 2005. Aastad. Tead sa, mis siis juhtus nendel aastatel? No räägi. Neil aastatel võitis maailma kõige koledama koera auhinna. Koer nimega Sam. Ei teadnud. Okay, on see päris? Jaa, ma korra näitan sulle. Näe, siin on Sam Ugly Dog. Veits on sinu näog äkki või? Sinu sugulane ei ole, jah? Ei ole vist. Igal korra näitasin sulle ära. Küsimus minul siis lihtsalt puhtast uudishimust on selles, et kas vanemad sul panid nime sulle selle koera järgi? Sa oled väga võistlusimuline. Ja sulle ei meeldi kaotada. Mida ma olen tundnud ka selles vestluses siiamaani. Hiljuti olid Eesti muusikaauhinnad, see gala. Ja sa olid isegi nomineeritud, mis, olgem ausad, meid kõiki üllatas. Pigem nagu halvas mõttes. Aga sa kaotasid, on ju? No, võib-olla ei saa kaotuseks öelda seda. Tegelikult see oli lihtsalt nagu võimalus. Juhker kaotus. Teised olid ju tegelikult Nublu ja Reket. Kus sind üldse nomineeritud on? Mis sa teed? Sa teed TikTok'i, eks ju? Teed päevad läbi TikTok'i. Räigelt naljakas. No jah, tegelikult on kurb. Okei. Ja Eesti muusikaauhindade galal ürituse ajal, selline terav kullipilk märkas, et oi, keda saalis ei ole, Unibet Arenal, eks ole, oli Sam. Ja, ma ei viitsid minna. Ja Sam oli samal ajal Soomes suusatamas. Rootsis. Veel hullem. Ja ma tekkis sellest küsimus, et kuna sa nii kaotamist nii jõhkralt kardad, siis kas sa teadsid juba ette, et sa kaotad ja sa põgenesid Rootsi? No mina ei võtaks üleüldiselt seda kaotusena, see oli tegelikult, nagu ma algselt ütlesin, võimalus olla nomineeritud teiste suurartistidega. Tegelikult minu esimene debüütalbum, esimene album üleüldiselt väga harva saadakse. Kas debüüt ei tähenda esimest või? Ongi. Miks sa ütlesid esimene debüütalbum? Saab olla teine debüütalbum. No ei saa, sõna viperus. Ladies and gentlemen, meil on siin tegu räppariga. Sõna viperus. See võiks ju teise debüütalbumi nimi olla. Millal sa üldse mingeid päris lugusid hakkad tegema üldse? Hops, ja järgmine küsimus. Eestis on räpp ja hip-hop skeene. Keeruline sõna, võib-olla ei tea, eks ole. Viimastel aastatel see skeene on ikkagi päris jõudsalt kasvanud ja meil on suured staarid nagu Nublu, Reket, 50 Cent, ka Eesti juurtega hip-hop artist, paljud ei tea. Ja samal ajal on, eks ole, pinnale kerkinud selline teine grupp, selline suur koloon ja mõmina räpparid ikkagi, ma ütleks. Ma tahan sinult küsida, Samuel, et kumba gruppi sina kuulud
mis sa arvad, et sa kuulud ja miks just teise? Ma küsin sinu käest enne, kuhu sa arvad, et ma kuulun? Sa tundud nagu selline lühike ja targutav. Ma kas sa tead, kui sa sõidad Narva maanteed mööda, siis Narva poole, siis ühel hetkel vasakut kätt on üks prügimägi. Jaa. Voh. Iga päev, kui ma mõtlen su peale, kujutan ette sind seal prügimäel. Nagu sina oledki see prügimägi. Kus saan mina prügimägi olla? Ma olen inimene ju. Tee korra nii, hoia korra kätt nii. Tee korra. Jep. Mida oligi vaja tõestada. See oli jälle isiklik. Jah. Aga sa kuidagi suudad öelda inimestele halvasti. Sul on mingi paha geen on sul sees. See on huvitav, on ju? Ja. Ma nagu tahan halba. Ja, sa tahad halba. Mis asi see on nagu? Ma arvan, et see on pikkuses kinni. See on nagu Napoleoni kompleks. On sul Napoleoni kompleks? Ai, Andreas. Kus juures Napoleon öeldakse, et võib-olla ei olnudki ju nii lühike, kui arvati. Tegelikult ikka oli. Ei, võib-olla oli 1,47 m. Mul ei jää palju puudu. Tüdruksõber on pikem. Okei. Räägime korra päris lauljatest ka. Need, kes viisi peavad ja need, kes nagu päris muusikat teevad erinevalt sinust. Minu lemmiklaulja on näiteks Frank Sinatra. Kes sul muidu on? Carl Killing või? Ei ole. Ei ole? Minu vaieldamatu celebrity crush on laulmees Lagunov Kreisi raadiost. Sul, ma saan aru, on Siim Kallas. Ei. Kus sa selle info said? Kaja. Jaa. Kaja. Ja Kaja, see on ka see, mida sa ilmselt igal oma kontserdil kuuled, eks ole. Sest saal on tühi, vaata. Ei olnud väga niimoodi. Päriselt lahti, palju viimasele kontserdile pileteid müüdi? 0 või? Tead, mul on selline naljasektsioon ka. Ütleks sulle paar nalja, kui tohib. Mõtlesin äkki sinu kui kuulsa isiksusega, kes on kuulsaks saanud, ma ei saa aru, mis põhjustel, aga vähemalt siin teatakse, et siis ma sinu juures harjutaks. Ja ma saan aru, et sa oled suur kõhutuulemees. Lased tuule valla. Nagu ikka kombeks selles suhtes. Ehk siis oled kõhutuulemees. Meeldib kärtsutada ja mürtsutada. Ütleme ausalt, peeru lasta. Ja see inspireeris mind kirjutama. Eraldi lugu sellest. Mõned read. Tead, miks ninja peer ohtlik on või? Ninja peer? Jah. Sest see on vaikne ja surmav. Tead, kuidas seda kõhuvalu kutsutakse, kui sa oled liiga palju mett söönud või? Vinnipuhidus. Võib-olla viimane nali siis tänasesse päeva. Peeretava inimese lemmik arvutimäng, tead, mis on või? Ära tee endale haiget. GTA Espumis on Andreas. Sellel juba oli jumet. Oli? Meil on alati siuke traditsioon, et me anname kingitusi. See on see sama kukkel, mis sa alguses pakkusid. Kus juures vaatan korra. Jah, see on täpselt sama. Mida sa arvad, et me ostame sulle mingi eraldi kingituse? Halbadele külalistel meil on topeltkingitus. Kuna ma kuulsin, et sa haised, ma tundsin täna seda ka. Ei lähe. Jookseb pealt. Tahad ka või? Sinu kingitus selles suhtes. Ma olen gluteeni talumatu, Samuel. Sul hakkab paistetama midagi või? Jaga ikka selle inimesega ka, kes sulle kinkis. Et kõht on esiteks täis. Mõlemal on... teil suur ahti. Selles suhtes sa näed väga nunnu välja. Sa üldse hakkad mulle täitsa meeldima, kui su suu vait on ja sa midagi ei räägi, et siis sa oled täiesti teist sorti mees. Kõik fine. Okei, siis saame lõpetada. Lihtsalt teiseks kingituseks, kuna ma kuulsin ja täna ka tundsin, et sa haised, siis kingiksin sulle deodorandi. Nagu ka sinu tüdruk sulle valentinipäevaks kinkis viisakalt deodorandi. Ja panin sulle sellise
Mis selle nimi on? See on siis, näitame korra siia ka. Not sponsored. Litchi deodorant. Mis kallis? 26 €. Sinu kuupalk või? Sul nüüd buss läheb. Hakka minema. Sul Bolt jõudis ka, mingi Škoda või midagi. Hakka minema. Väga tore oli. Aitäh sulle, No ei olnud, aga. Samuel. Ja. Et Loodan, et järgmist korda jätkuid ebaõnnestumisi. Ja mine pessu ka. Tee duši all vahepeal. Te vaatasite podcasti Puhka jalga. Meil oli külas mõmina räppar ja laulja Samuel Schmidt. Järgmise korrani.